Teine start on 2 korda, see on 20 kilomeetrit kokku, see on 10 kilomeetrit on üks ring. Kaks ringi tuleb sõita 20 kilomeetrit. Tõmbad ossudel niimoodi keeled välja, Alex. Start on Pasunaga ja ujume kolmnurkselt 2 poid. Esimene poi on see valge, punase kaanega Anu.
tublid poisid, suur aitäh teile hea võistluse eest ja me saame kohe kaasa elada järgmistele võistlejatele. Gert-Martin Savis oma õe ees läheb nüüd jooksuringile ja esimene tütarlaps ka, millises Gert-Martin Essing on teinud ka täna võimsa jooksu ja nii nagu arvata oligi, et Triin valitseb seda C-klassi 2016. aasta tütarlaste seas üling. Nüüd on käed kuski ja finissiliin, palju õnne sulle, Harri! Eesti karikasarja võit oma vanustajaid. Anette Teder on hoopis täna T-klassi võitja, kui arvasime, et Türge Kübar võiks selle võistluse ja tuleb neid võistlejaid, Roidu Tiheamse võistlus, kes läheb veel ühele ringile, kes juba lõpetab, number 7 nimelt 1 Minissa võidus. Nootor 41 Maria Anne. No ujumist võin esimesena, läks mul hästi. Rattas, no kui ma vahes oleks, mul tuli kiip ära ja siis ma pidin seda käest hoidma. Ja siis no rattas mul jola läks krampis või noh, ma ei tea. Ja siis jooksus mul ka oli suht raske. Põhimstart siis 750 meetrit ujumist, 20 kilomeetrit rattasõitu ja 5 kilomeetrit jooksu. Rajaskeemid on kõik ilusti siin seina peal olemas ja tänane rattarada, mis on kõige tähtsam, tänane rattarada viib meid Helme poole. No viimane etapp, annan siis kõike, mis veel on jäänud sellel hooajal üldse. Et Almat pole kohal, nii et ei saagi temaga seal võidelda, nagu oli plaanis. Nii et lähen läbima, ütleme nii. Vaatasin neile Kaidi võistlust ja ta ujumine oli tõesti väga hea. Oli kohe rõõm näha seda, et esiliidritele ainult 1 minut kaotas. Ja üleüldse näha oli, et ta tegi oma elupingutuse ja palju õnne talle selle puhul. Olümpiadebüüt sai tehtud. Ma arvan, et Kevin Vabar kardangi, et tal on väga hea rattavorm praegu ja pean kindlasti vahe tegema sisse. Eks täna on siin kõik konkurendid kohal, et Endri Räppo, Peeter Erik Rummo, Kevin Andersi, Johannes Sikk, et kõik on mulle konkurendid. Tuleb olla mõistlik ja mitte endale liiga teha. Ega siin närv on kergelt sees, aga see on ka loomulik enne võistlust. Ja kõigepealt valge poi, siis tagumine kollane ja teisele ringile pööramise poi on siin teie kohe stardis ees.
ujumises ma sain stardist väga hästi minema ja hoidsin kogu aeg Kevin Andersiimu taha ja ujumisega võin väga rahule jääda, sest tulin esimesena eest välja ja vahetusalaga läksin kohe siis liidriks ja rattas sõitsime Kevin Vaboruga sellises ühtlases tempos ja vahepeal läks tema ette ja siis sõitsin mina jälle ees ja niisugune kontrollitud sõit oli. Ja siis jooksu alguses läksin omas tempos kohe minema ja hoidsin tempot ja ei olnud nagu selline väga maksimaalne pingutus selles mõttes. Hooajaga olen väga rahul, et kõva areng on toimunud just jooksu ja ujumise osas, et kui mõni aasta tagasi kaotasin siin Eestis juba liidritele minutiga ja niimoodi ja nüüd tulen siin esimesena eest välja, et võib väga rahule jääda. Kõik läks algusest peale täiesti nii, et poleks arvan, et nii halvasti läheb. Ujumises tavaliselt ma ikkagi võidan rohkem enda konkurente Anettet ja Paulat ja tulen tavaliselt Johannes Siku ees ja kindlasti paremini kui Armin Angerjärv, aga seekord oli niimoodi, et Armin isegi võitis mind ujumises. Siis rattasse minnes läksin justkui ees, aga siis äkitselt esimesel kilomeetril Anette sõitis mööda. Siis kuidagi juhtus natukene väike motivatsioonilangus, aga suutsin ennast kokku võtta ja rattas läks täitsa paremini juba kui ujumine. Sain Anettelt võita ikka üle 20 sekundi. Ja jooks läks nagu läks, küll suurendasin vahet iga ringiga nii Anette kui Paulaga, aga endal oli väga raske jooks täna, et selline mägine maastik ei sobi minule endale üldse. No tegelikult tuleb öelda, et oli täiesti korda läinud hooaeg, isegi üle ootuste. Ma usun, et veel eelmise hooaja lõpus või aastavahetusel ei uskunud eriti keegi, et Kaidi Kiviaja olümpiale pääseb, aga Kaidi tegi väga tugeva hooaja alguse ja võistles Riia olümpial. No natuke kahju on, et Aleksander Latin ei suutnud seekord olümpiale kvalifitseeruda, aga sellegi poolest tegi tema ka oma suurepärased stardid hooaja alguses. Meil on Ironmani võitja, meil on 2 meest Hawaii Ironmani maailmameistrivõistlustel profidest, meil on mitu harrastajat seal. Oli väga tore karikasarja hooaeg, nii et tegelikult on kõik peaaegu et ülivõrdes. Eesti triatlon elab väga hästi. Saab vett ka proovima minna. Minna proovi. Valmis.
on selle üle ainult hea meel. Siis ma usun, et me suudame väärikalt läheb ja veel on vaja hoida, olete kolmandast hooajast ennast päris kõvasti lahti revinud. Iseasi on see nüüd, kes sealt kolmandana tulemas on, aga selge on õige peal täna ning poisid lähevad suhteliselt võrdselt sellest välja, kui me näeme valga kolmandat Raptorit. Ma näen, et härra Kristo Ausmees on tulnud rattarajalt tagasi ja Kristo, mis sa rattarajal nägid? Palju ilusaid hetki on siin Norus ja igal pool mujal. Eelmine vallas Mart Leo Ruus, kes oli Balti-Kõiksu kevadel kõrva kevadvaatad, mis tuleb samas kuidas eesstaardist ära oma puuduleid ja kas see alla tähendab, et sellest näeb, et saadab Eesti parima. Karl läheb täna kolmandale kohale poiste B-klassis ja oma firma aastapäeval hoiab kõrgelt asjad Montegrata ja head sõbrad, võtame siis vastu selle musta hagusega Andres Kübar täna hommikul. See on tänane võitja number 31, Mart Leo Ruus ning Risto tuleb täna Mis oli täna sinu õnnekivi? Ujumine vast, et ujumisest tulin esimesena välja ja ujumine õnnestus väga hästi. Aga jooksu ja rattaga tundsin jalgades eile läbitud Tartu suvejooksu väsimust.